Tere! Mina olen Andres Jüsk kinnisvara hindamise osakonnast ja räägin maa korralisest hindamisest. Mis see korraline hindamine selline siis on? Oma olemuselt on see masshindamine, mille käigus ei hinnata üksikuid katastriüksuseid. Ehk kui te olete näinud 2001. korralise hindamise tulemusi, siis seal on tegelikult Eesti kaetud tsoonidega. Igas tsoonis on leitud väärtus kõigil sihtotstarvetele, kõigil kõlvikutele. Aga lõpptulemusena ikkagi arvutatakse igale katastriüksusele väärtus. Hetkel on nii, et selle väärtusnimetus on maksustamishind. Hindamisi viiakse läbi perioodiliselt, see on ka Eestis maahindamise kirjas, ja hindamise alusena üldjuhul kasutatakse kinnisvaratehingute andmeid. Milline see olukord siis Eestis on? Eestis maa korraline hindamine on läbi viidud maksustamise eesmärgil ja tulemusi on kasutatud aktiivselt ka maareformi läbiviimisel. Et arvutada erastamismaksumusi, et arvutada tagavastamisel kompensatsioone ja hüvitisi. Kuid kuna Eestis maksustatakse vaid maad, siis korralisel hindamisel ei hinnata hooneid ja kasvavat metsa. Viimati siin 2016. aastal oli suur poleemika sel teemal, et Maalehes ilmusid ka mitmed artiklid, et nüüd kas Maa-amet hakkab siis ka metsa hindama? Ei. Kui Eestis on maa hindamine, siis kasvavat metsa meie ei hinda. Hindamised on toimunud aastatel 93, 96 ja 2001. Ehk kui vaadata perioodilisust, siis 93-96 vahe 3 aastat, 96-2001 vahe 5 aastat, et kui jätkata perioodiliselt, siis järgmine vahe oleks 7 aastat ja hindamine oleks pidanud toimuma 2008. aastal. Minu arvutused on sellised. Aga tegelikkuses seda uut hindamistel toimunud ei ole. Ja hindamise tulemused on seetõttu vananenud ja ei peegelda olukorda kinnisvaraturul. Oleme koostöös Keskkonnaministeeriumiga ette valmistanud maahindamisseaduse ja maakatastri seaduse muutmisseaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse ja oleme soovinud olukorda muuta paremaks. Eesmärgiks on see, et ei ole eesmärk enam leida maksustamishinda, vaid eesmärk on leida igale katastriüksusele katastri väärtus. Ja eesmärgiks on ka see, et määratakse kindlaks korralise hindamise läbiviimise ajaline intervall. Hetkel see on 2001. aastast muutmata veel, 2001. aasta tulemused kehtivad. Ja üks suureks eesmärgiks on meil ka see, et maa maksustamine seotaks lahti korralisel hindamisel saadud väärtusest. Kui keegi mäletab 2001. aasta hindamist, siis hindamise tulemused kinnitati novembri lõpus keskkonnaministri poolt ja 1. jaanuari seisuga juba pandi maamaksu andmed kokku, et tegelikult ei olnudki kellelgi mahti ega aega nende hindamistulemustega tutvuda. Ja pädevus on hetkel, et Keskkonnaministeerium ja Maa-amet viivad läbi maa hindamist ja Rahandusministeerium vastutab siis maksupoliitiliste otsuste eest. Kui rääkida hetkeseisust, et kus maal see meil väljatöötamiskavatsus on, siis 2016. aastal jäi see Justiitsministeeriumisse seisma, et Justiitsministeerium ei ole sellele vastanud. Peamine eesmärk on meil siis hinnata perioodiliselt ja meie nägemus on, et tulevikus peaks siis korralised hindamised Eestis toimuma näiteks iga 4 aasta järel. See tagaks hindamise tulemuste ajakohasuse. Ja 4 aastat on just seetõttu, et kinnisvaraturud arenevad tsüklitena. Tsükli kestus on siis ajaperiood, mille jooksul kinnisvaraturg läbib nii tõusu- kui langusfaasi ja tavaliselt on täistsükkel pikem kui 4 aastat. Kui vaatame Eesti kinnisvaraturgu, siis viimati oli turg tipus 2007. aastal. Sellele järgnes langus, üsna mitu aastat hinnad langesid ja nüüd on viimased enam kui 5 aastat on hinnad vaikselt tõusnud. Ehk seda järgi vaadata on tsükli pikkus lausa üle 10 aasta. Ja kui maad hinnata regulaarselt, oleks hindamise tulemusetel palju rohkem kasutusvõimalusi nii eraisikutel kui ka riigile. Ja millised need kasutusvõimalused siis oleks? Esiteks, et kui maaomanik või huvitatud osapool soovib näiteks tehingut teha, siis ta saaks orientiirina kasutada katastri väärtust. Ei ole mõtet oma maad müüa nagu põrsast kotis, parem on mõtet kuskilt juba kontrollida, mis mu maa maksab. Samuti annab see võimaluse kokku hoida eksperthinnangu kulu, mis olenevalt vara asukohast ja liigist on alates 200 eurost.
keerukamate objektide puhul ka kordades rohkem. Aitab kaasa ka õiglasemale maksustamisele, mis arvestab tänaste väärtustasemete erinevusega. Sest kui me vaatame, milline turuseis oli 18 aastat tagasi, siis näiteks Tallinnast hakata sõitma Jüri poole, siis need põllud olid tühjad. Nüüd on need põllud kõik täis arendatud. Pärast hiljem on mul ka üks näide sellest, et mis see kinnisvara väärtus selle aastatega teinud on. Ja samuti on näiteks võimalik neid tulemusi kasutada finantsaruandluses, et võimaldab hinnata siis kinnisvaraportfelli väärtust nii omanikel kui ka finantsasutustel. Ja kui mõelda näiteks menetluste peale, näiteks riigimaade rendile andmine, siis oleks ju võimalik alusena kasutada hoopiski neid katastriväärtuseid. Et see muudab need kõik menetlused kulu ja aja efektiivsemaks. Aga mida me siis Maa-ametis oleme teinud? Me oleme alates 96. aastast kogunud kinnisvaratehingute andmeid ja viimasel aastal laekus meile 59 300 tehingut. Selleks, et avalikkus saaks infot, kui palju siis hetkel kinnisvara väärtus on, oleme koostanud turuülevaateid, avaldame kinnisvaraturu hinnaindekseid ja oleme loonud ka avaliku kinnisvara hinnastatistika päringu keskkonna. Kas ma võiksin küsida, kui paljud siis saalist on kasutanud avaliku kinnisvara hinnastatistika päringu keskkonda? Ma tänan. Suur hulk. Aitäh. Ja need andmed, mis meil olemas on, need annavad meile võimaluse analüüsida geoinformaatilisi vahendeid kasutades neid tehinguid. Lisaks oleme võtnud analüüsiga väärtust mõjutavad tegurid ja oleme loomas regressioonimudeleid, et igale katastriüksusele leida väärtus. Aga millised siis on need väärtust mõjutavad tegurid? Need, kes on koolis kinnisvara õppinud või kinnisvara hindamist õppinud, need kõik teavad, et kinnisvara väärtus sõltub 3 tegurist. Asukoht ja veel kord asukoht. Aga kuidas asukohta defineerida? Et meie oleme koostöös geoinformaatikutega mõõtnud kaugusi erinevatest väärtust mõõtvatest teguritest. Näiteks veetrass, elektriliin. Loomulikult need maatükid on kallimad, millel on elektriliin või veetrass, võrreldes nende maatükkidega, millel ei ole elektriliini või veetrassi. Kool, lasteaiad, kaubanduskeskus. Kas lasteaia kõrval on kinnistu kallim kui lasteaiast 100 meetri kaugusel? On erinevaid analüüse. Meri, järv, jõgi, veekogu lähedus, väärtust tõstev tegur. Pinnase kvaliteet. Meil on mullastikukaart olemas, sealt näeme kohe, et kas arendus läheb rappa või ei lähe rappa. Detailplaneeringud, ehitusõigused ja samuti vaatame ka pindala, et teatavasti kinnisvarasektoris eksisteerib üldjuhul hulgi allahindluse efekt. Et mida suurem maatükk, seda odavam ühikuhind. See ei kehti loomulikult haritavama sektoris, sest seal on tavaliselt mida suurem, seda parem. Pangaautomaat, rahvastiku tihedus on loomulikult olulised, sest mida rohkem rahvastikku, siis on ka pangaautomaat ja seal on ka kinnisvarahinnad kõrgemad. Ja oleme ka analüüsinud kinnisvara sihtotstarbeid. Ja neid tegurid on veel. Seega meil ongi lähteandmed, et lähteandmeteks on meil siis tehingute andmed alates 96. aastast. Siis on meil olemas ruumiandmed ehk kõik need veekogud, elektriliinid ja siis oleme loomas regressioonimudelit ehk kõigi nende teguritega arvestades saaks arvutada igale maatükile väärtuse. Ja oleme need väärtused pannud kaardile. Ja kui vaadata seda kaarti, siis Eestis joonistub selgelt välja, et on Tallinn, Tallinna lähiümbrus, Tartu lähiümbrus, Pärnu lähiümbrus ja ülejäänud kõik Eestist on sisuliselt roheline ala. Ehk seal jääb kinnisvara väärtus alla 5 euro ruutmeeter. Ehk Eesti on sisuliselt hajaasustus, et ühest teisest ettekandest ei ka siin kõlama, et hajaasustuse teema, et Eestis tiheasustust eriti ei olegi. Et kui rääkida linnadest, siis Eestis tegelikult, maailma mõistes vist Tallinn ei ole ka väike linn, jah. Ja meil on analüüsitud Tartu andmeid ja Tartus on siis kesklinnas on väärtustase alates 65 eurost, kesklinna ümber on ka ala, kus väärtustase on alates 50 eurost. Aga jällegi, et enamus on roheline ala, kus kohas väärtuse segeb alla 1 euro ehk metsad, põllud. Aga need olid teemakaardid, aga nüüd lähme reaalselt numbrite juurde, et mis siis kogu Eesti maade väärtusega on juhtunud.
Et võtsin 2001. aasta korralise hindamise tulemuste alusel arvutatud maade maksustamishinnad, liitsin 707 000 maatükki kokku ja sain, et Eesti kokku 2001. aastal oli väärt 3,9 miljardit eurot. Võtsin regressioonimudeli tulemuse, sain, et Eesti maa on väärt 30,5 miljardit. Ehk hinnad on tõusnud enam kui 8 korda. Et kui vaadata erinevate sihtotstarvete vahel jagunemist, siis nagu 2001. aastal, nii ka 2018. aastal on kõige kallimad elamumaad. 2001. aastal maatulundusmaad ja eritootmismaad olid võrdsed, nüüd on maatulundusmaad elamumaale järgi jõudmas. Ehk tegelikult Eestis metsamaad ja põllumaad on oluliselt kallimaks muutunud. Vaatasime ka Tartu linna. Tartu linnas sarnane seis nagu kogu Eestis. Ehk väärtus on muutunud circa 10 korda. Aga rõhutakse, et muutused piirkondade ja maade kasutusotstarvete lõikes on väga erinevad. Et Eestis on ka piirkondi, kus kinnisvaraturgu ei eksisteeri või eksisteerib ta nii väikesel hulgal, et seal hinda muutust rääkida ei saa. Aga mõned näited ka muutusest. Elamumaa Tallinnas Kristiines 2001. aasta korralise hindamise tulemuste järgi 21 eurot 1 ruutmeeter. Meie avalik kinnisvara hinnastatistika päringkeskkond annab 2012. aasta Kristiine linnaosa 120 eurot ruutmeeter. Tõus circa 6 korda, ehk kui mõelda maamaksu peale jällegi, siis hetkel on Tallinnas vist 2,5% maamaksumäär. Et kui Kristiine elanik peale järgmist hindamist tahaks saada maamaksu arve samas summas, siis Tallinna maamaksumäär Kristiines peaks olema 0,4%. Elamumaa Raevallas Peetri alevikus, et 2001. aastal oli seal põld, nüüd on arendused, 2001. aastal oli 2,56 eurot ruutmeeter, nüüd on 80 eurot ruutmeeter. Et kui Rae vallas oleks maksumäär 2,5 ja nüüd Peetri alevikus maamaksu summa soovitakse samaks jätta, siis maamaksumäär peaks olema miinimum 0,1. Aga need olid sellised ekstreemsemad näited, et kui vaadata Türi linna näiteks, siis seal 1,28 eurost on saanud 4 eurot ruutmeeter ja maamaksumäär võiks olla 0,8, 2,5 asemel ehk ainult 3 korda madala. Ja tõin näite, et Haritomaa oli hästi palju kallimaks läinud, siis Haritomaa 2001. aastal oli 180 eurot hektar, nüüd on 3000 eurot hektar. Ja meil on ka läbi käinud sellised mõtted, et maamaksu ebamõistliku tõusu vältimiseks tuleks luua maksumaksjaid kaitsemehhanism ehk seaduses sätestada näiteks, et maamaks võib aastast tõusta kuni X%. See on minu poolt kõik, aitäh! Aitäh! Kas leidub küsijaid? Ma tänan sind, Andres. Ma küsin siis, et millal siis see olema saab olema, see uus hindamine? Uus hindamine? Ja. Et millal see tuleb? Just. Ei oska seda öelda, et hindamine on teatavasti Vabariigi Valitsuse otsuse taga, et hetkel maahindamisseaduses on see pandud poliitiliseks otsuseks. Et kui meil see eelnõu õnnestub vormistada seaduseks ja see ka Riigikogus vastu võetaks, siis võiks olla kõige lähemalt paari aasta pärast. Kas see saab olema registripõhine või reaalselt väljaskäimisega? Et kui juba me olime ühes kabinetis 2001. aastal, kui Tiit korralist hindamist läbi viis, et ma mäletan väga hästi, et ega vist väljaskäimiseks väga palju aega ei jäänud, et kodanikud tulid sinu juurde. Oli nii. Ja kohaliku omavalitsuse ametnikud istusid ka su kõrval laua ääres ja joonistasid neid hinnatsoone sinu eest. Ma mäletan seda aega. aga ma arvan siiski, et kui 2001. aastal oli meil 40 hindajat, siis ma arvan, et arvutite tehnoloogia, kõik see on arenenud niivõrd kiiresti, et me üritame siiski kuluefektiivsemalt hakkama saada, et väiksema arvu hindajatega, arvutite tarkus, computer assistid ehk arvuti abistatud ja et oleks ikkagi arvutite abil hea. Aga võib-olla olla sama julge nagu katastri see asi, et nipsust ära ja korras. Ja.
Ja ei, see päris nii lihtne ei ole, et me võime need väärtused arvutada, et väärtused me tegelikult juba arvutame, et meil on need päringukeskkonnad ja kõik, et me võime need väärtused ka avalikustada, aga kus neid kasutatakse, et see on teine küsimus, jah.